Uus valitsus on ametisse astunud ja selle partnerid Reformierakond ja Eesti 200 rõõmustavad, et nüüd ilma sotsiaaldemokraatideta on võimalik hakata ajama päriselt parempoolset poliitikat. Räägitakse suuremahulisest bürokraatia kokkutõmbamisest, jõhkrad kärped, kõigest sellest, mida siis justkui sotsiaaldemokraatidega koos teha ei ole olnud võimalik. Kasutusse on võetud ka trumpismi uus lemmiktööriist ehk siis Elon Muski mootorsaag. Et nüüd tõepoolest kärpida on vaja nii suurelt, et enam mõne täpsema instrumendiga hakkama ei saada. Mis on mootorsaag riigi juhtimise puhul? Eks tegemist on üldiselt ju täitsa asjaliku tööriistaga, aga kui seda valesti kasutada, siis võib kahju olla muidugi ka märkimisväärselt suur. Riigi juhtimises kasutatakse mootorsaagi valdavalt siis kahel juhul. Esiteks siis, kui ei suudeta tegelikkuses piisavalt täpselt diagnoosida seda, mis on siis ühe või teise riigijuhtimise süsteemi tegelik probleem. Ja siis võib tunduda, et lõikame kohe maha, kuna täpselt ei saa aru, mis sellel süsteemil mäda on. Ja teiseks kasutatakse seda sellistel juhtudel, kui probleem on küll arusaadav ja teada ja me suudame sellest aru saada, aga need lahendused, mida on vaja selle probleemi ravimiseks ette võtta, on pikaajalised, keerulised ja nõuavad ka spetsiifilist kompetentsi. Ja kui puudub piisav tahe või ka piisav aeg või piisav kompetents, siis taaskord tundub, et lõikame parem kohe maha. Kas tõesti sotsiaaldemokraadid takistasid bürokraatia kärpimist ja raiskamise vähendamist? No loomulikult mitte. Oleme nende aastate jooksul koos Reformierakonnaga kärpeid teinud, efektiivsust parandanud ka enda juhitavates ministeeriumites, aga me oleme alati juhtinud tähelepanu kahele aspektile. Esiteks, meie riigi valitsemiskulud ehk siis kogu riigi bürokraatia hind on üks madalamaid kogu Euroopa Liidus. Näiteks võrreldes Soomega protsendina SKP-st on ta 2 korda odavam. Seega loomulikult siit on võimalik täiendavaid üksikuid miljoneid kokkuhoidu saada ja kui seda on võimalik leida, siis kahtlemata on see mõistlik teha, aga siin seda, mida loodetakse, et 100 miljoneid kuskilt vabaneb, seda loomulikult sellest ei tule. Ja teiseks, et neid 100 miljoneid on küll võimalik kokku kärpida, aga seda on võimalik teha ainult ühiskondlikke baasteenuseid kärpides. Ja peab tunnistama, et selliseid ettepanekuid meie ühise valitsemise ajal tehti väga-väga palju. Ja enamikku neist sotsiaaldemokraadid vetostasid sellepärast, et meie jaoks need muudatused, mis suurendavad ühiskondlikku ebavõrdsust ja kärbivad oluliselt seda sotsiaalset turvavõrku, tõepoolest ei olnud aktsepteeritavad. Toon 3 konkreetset näidet, sest ma arvan, et ühel või teisel viisil need ka nüüd uue valitsuse ajal, kui sotsiaaldemokraatlik punn on sellelt parempoolset energialt eest ära läinud, ka käiku lähevad. Esiteks pensionid. No Kristina Kallas on juba korduvalt rääkinud sellest, et Eesti pensionisüsteem ei ole finantsiliselt jätkusuutlik. See on loomulikult esiteks asjatundmatu seisukoht, sest meie pensionisüsteemi eripära on selles, et indeks on otseses seoses tegelikult ühiskondliku jõukusega, ehk siis nii palju, kui meil tuleb täiendavat maksutulu, nii palju siis ka pensionid tõusevad. Teiseks, Kristina Kallas räägib sellest, et meil kogu aeg kasvab pensionäride hulk. Ka see ei vasta tegelikult tõele. Viimase 10 aasta jooksul on meie pensioniiga tõusnud järk-järgult 63 aastalt 65-le ja nüüd edaspidi hakkab meie pensioniiga tõusma automaatselt koos oodatava elueaga. Mida see tähendab? See tähendab seda, et meie pensionisüsteem tegelikult on finantsiliselt jätkusuutlik ja tema tegelik probleem on rahvusvaheliste uuringute kohaselt selle sotsiaalne adekvaatsus ehk siis inimkeeli selle pensioni väiksus. Ja selles olukorras, kus me teame, et hinnatõus on olnud viimastel aastatel ja see ka jätkub, rääkides sellest, et tegelikult peaks pensionid külmutama, pensionitõusust edaspidi loobuma, on täiesti häbematu. Ma loodan, et Reformierakonnal siiski on piisavalt aru peas, et seda otsust mitte teha, mitte loomulikult kuidagi aatelistel põhjustel, vaid pigem sellepärast, et kardetakse valijate vihast reaktsiooni valimiskastide juures, aga see, et selline oht on siiski üleval, on kahtlemata tõsi. Nüüd teine küsimus puudutab tervishoidu. Me teame, et Eesti tervishoiusüsteemi finantsilise jätkusuutlikkusega probleeme on.
tuleneb sellest, et tervishoid muutub iga-aastaselt kallimaks, kuna tehnoloogia läheb paremaks. Tulenevalt ka sellest, et elanikkonna vananemisega seoses loomulikult ka tervishoiukulud igas ühiskonnas kasvavad. Viimastel aastatel oleme me kasutanud Tervisekassa reserve, et säilitada tervishoiuteenuse siis kättesaadavus umbes tänasel tasemel, mis loomulikult ei ole kaugeltki ideaalne. Me teame, et ravijärjekorrad on väga pikad, aga uus valitsus on selgelt öelnud, et tervishoidu lisaraha ei tule. Ja see tähendab seda, et lähiaastatel tervishoiuteenuste maht väheneb ja kättesaadavus halveneb veelgi. Lisaks tuleb muidugi suure hirmuga ausalt öeldes oodata neid ettepanekuid, mis puudutavad eratervishoiu edendamist. Eesti tervishoiusüsteemi eripära siiani on olnud või selle vundament on olnud selle süsteemi solidaarsus, aga paremerakonnad on tõepoolest aastate jooksul tahtnud tervishoiusüsteemi rohkem erastada ja selle mõju on ju kõigile arusaadav ja selge, et kui sa oled jõukam inimene ja saad endale lubada eraarsti, siis on sinu teenus läheb paremaks, aga kõik need, kelle sissetulekud on väiksemad, nendel loomulikult läheb olukord halvemaks. Kolmas teema on tasuline kõrgharidus. Nii Kristina Kallas kui ka Kristen Michal tegelikult toetavad tasulist kõrgharidust. Meil on viimase 10 aasta jooksul kehtinud süsteem, kus täiskoormusel eestikeelsel õppekaval õppiv tudeng maksma ei pea. Nüüd aastate jooksul on tehtud vähemalt 3 ettepanekut, mille sotsiaaldemokraadid on kõik laualt maha võtnud. Esimene neist puudutab täiendavate ingliskeelsete õppekavade avamist, kuna ingliskeelsetel õppekavadel on võimalik võtta raha. Ja ülikoolid loomulikult seda tahaksid, aga selle tulemus saab olema see, et eestikeelseid õppekavasid hakatakse kokku tõmbama. Väga lihtsal põhjusel, et nad on ülikoolile kahjumlikumad kui ingliskeelne õppekava ja loomulikult eestikeelse kõrghariduse seisukohast sellist ettepanekut kuidagi toetada ei saa. Teine ettepanek on puudutanud siis sellise madalal tasemel universaalse õppemaksu kehtestamist, räägitud on näiteks 500 eurost, mis siis kehtiks kõikidele tudengitele ja kolmanda ettepanekuna on kõlanud siis võimalus selline korralik õppetasu umbes 3000–5000 eurot kehtestada siis nii-öelda populaarsetele erialadele, milleks on siis juura, majandus, IT ja mõned muud. Sotsiaaldemokraadid pole neist ühtegi toetanud, lähtudes sellest, et tegelikult ligipääs kõikidele haridustasemetele, aga sealhulgas ka kõrgharidusele ei ole ainult selle inimese enda huvides, vaid on kogu ühiskonna huvides. Me tahame, et ka kõige vaesema pere laps saaks parimat võimalikku haridust ja lükata koormust tudengi peale tegelikult halvendab võrdsete võimaluste tagamist hariduses ja selle tulemused ühiskonnale on kahtlemata negatiivsed ja sellepärast me seda ei toeta. Milline neist 3 variandist nüüd siis uue valitsuse ajal käiku läheb, eks seda me saa näha, aga kahtlematult oht kõrghariduse tasuliseks muutumiseks on täiesti reaalne. Kokkuvõttes mootorsaega loomulikult ühtegi sisulist riigi juhtimise probleemi lahendada ei ole kuidagi võimalik. Ja see, mida me tegelikult muidugi uuelt valitsuselt päriselt kartma peaksime, on meie ühiskondlike baasteenuste reaalne kärbe. Kõik see, mille vastu sotsiaaldemokraadid päriselt viimastel aastatel on võidelnud.